Kristuse pruut 5. osa, peegelduste bassein. Kui olime paradiisi tagasi jõudnud, avastasin, et istusin üksi ümmarguse vee basseini ääres. Teisel pool basseini kasvas põõsastik, lõigatud geomeetrilisteks kujunditeks. Ruudud, ristkülikud, kolmnurgad ja ringid. Need kujundid peegeldusid basseini suurepäraselt. Stakte õitses geomeetriliste põõsaste taga. Kõik need põõsad olid kaetud vahajas valgete õitega, mis levitasid mahedat ja meeldivat lõhna. Mulle meenus, et stakte on vürts, mida kasutati Moosese valmistatud pühas viirukis. Panin jalad vette ja sulistasin neid vees. Vaatasin, et lainetus oli aeglane. Imelik, kus ma olen, küsisin valjusti. Mõtete kogunemine, vastas lapse hääl selja tagant. Kristall selge, kristallklee. Vau, ütlesin endamisi, sest tundsin hääle ära. Kristall selge, ütlesin naeratades, kui pöördusin tema poole. Siis ta seisis ja ta juuksed mänglesid tuules. Ta kandis kahvatud hõlsti ja pihikseelikut. Ta nägi välja umbes 5 kuni 6-aastane tüdruk. Tema silmad nägid targad välja nagu täiskasvanul. Kohati nägin tema kätt või jalga, sest ta oli vaim. Sa tulid meid vaatama, hüüatas ta rõõmsalt. Meie armastame sind, jätkas ta, rõhutades sõna armastame, nagu oleks see rida ühest lastelaulust. Ohkasin sügavalt, meenutades meie viimast kohtumist. Aga mõtlesin, võib-olla on seekord kõik teistmoodi. Otsustasin temalt basseini kohta küsida. Mida tähendab peegelduste bassein? See on koht, kus sa näed ennast väga selgelt, ütles ta. Ma ei ole küll päris kindel, kas see idee mulle üldse meeldiks, aga siis küsisin ettevaatlikult. Kas keegi soovib siis siin enda elu üle järele mõelda? Mu lihameel tõusis äkki üles, õigustamaks ennast ja olles samas kaval ja kõrk nagu liha ikka. Tüdruk jätkas, nagu ei märkakski minu mõttetakerdusi, küsides reipalt. Võiksid pilgu sisse heita, et näha, kas teed Jumalaga koostööd või seisad talle vastu. Kas sa tahad basseini vaadata? Otsus. Tegelikult ei tahtnud ma basseini vaadata. Märkasin nii oma hääles kui ka südames kõvadust. Selle asemel, et lasta ennast korrigeerida, et olukord laheneks. Veidi enne tiigi äärde jõudmist ütlesin issandale, et loobun kõigest patust ja kõigist, mis mind segab ja takerdab. Nüüd, kus mul oli esimene võimalus lasta sellel deklaratsioonil oma elus kogemuslikuks saada, olin ma kimbatuses. Kas sa arvad, et ma peaksin vaatama? Küsisin aeglaselt. See võiks aidata, vastas ta. Ohates võtsin jalad veest välja ja heitsin kõhuli, et basseini vaadata. Olin üllatunud. Ma nägin, kuidas Jeesuse nägu peegeldus vees minu enda asemel. Kuid tema pea ja näo külge olid kleebitud mitmed geomeetrilised objektid. Mis objektid need on, küsisin. Plokid, ütles ta. Sa blokeerid teda, sest need objektid muudavad Jeesuse näo tõeliselt koledaks. Kuidas ma nad maha saan võtta, küsisin ärevusega. Ta kummardus, et vaadata mu nägu basseinis. Ütles ta, justkui diagnoosi pannes. Pead kõigepealt liimi kõrvaldama, ütles ta lihtsalt. Kõrvaldada liim, kuidas seda teha, küsisin. Meeleparandus, ütles ta asjalikult. Meeleparandus teeb liimi lahti. Ta astus natuke tagasi, et vaadata mulle otsa. Mitte vaadates minu peegelpilti vees. Istusin ja vaatasin talle otsa. Ta raputas pead küljelt küljele, nagu lapsed üksteist parandades teevad. Rääkides lauldes ütles sa.
sa oled liiga vana, et klotsidega mängida. Enne kui jõudsin talle vastata, ta haihtus. Stakte, valgete õitega põõsas. Stakte tugev lõhn ujutas piirkonna üle. Ma vaatasin neid põõsaid ja nägin, et lõhnav kummine mahl jooksis mööda oksi alla. Tõde koos armuga, ütlesin ma tõsiselt. Ohates pöördusin tagasi basseini poole. Vaatasin uuesti vette. Jeesuse nägu ja tema õpetuse õige edasiandmine olid kindlasti nende plokkide tõttu takistatud. Võtsin kõik julguse kokku, et plokke lähemalt uurida. Igale plokile oli midagi kirjutatud. Ma kisitasin silmi, et paremini aru saada. Plokid. Silmakirjalik oli kirjutatud ühele plokile. Silmakirjalik, ütlesin ma ennast õigustava nördimusega. Kuigi olin nördinud, ei julgenud ma seda ümber lükata, sest teadsin, et see on tõsi. See, mida inimesed maa peal ei pruugi näha, on taevas selgesti nähtav. Me ei saa seda enda ega Jumala eest varjata. Ma olen silmakirjalik, ütlesin endamisi, ja Jumal näeb seda. Ma olin öelnud, et ma teen seda, mida pidin tegema kuulekusest, mitte tulemustest hoolides, aga ma ju hoolin. Ma hoolin väga, ma tahtsin edukas olla ja ma tahtsin tunda, et ka mina saavutan midagi. Ma ei suutnud seda plokki enam vaadata. Otsustasin vaadata teist plokki. Sellele oli kirjutatud raha. Oi ei, oigasin. Noh, aga see on tõsi. Ma ütlesin teistele, et mul ei ole midagi selle vastu, et ma olen vaene, aga tegelikult ma ei mõelnud seda. Mulle ei meeldi olla vaene. Ma tean, et usus elamine meeldib Jumalale ja ma tahan talle meeldida, kuid ausalt öeldes on lihtsam usust rääkida, kui selle järgi elada. Vahel mõtlen, et kui mul oleks piisavalt raha, ei peaks ma enam kunagi rahale mõtlema. Olin teinud varem vales vaimus, jutumärkides ka filmistsenaariumeid, mille eest sain kopsakat raha, kuid mis ei olnud auks isale. Minu ülestunnistamine raputas mind. Jumal ei taha, et keegi oleks vaene, aga hinge ei maksa siiski raha nimel maha müüa. Otsustasin vaadata järgmist plokki. Olla täht oli kiri sellel. Mul oli nii piinlik, et panin käed näo ette. Tõsi, jälle tunnistan üles. Mul oli raske elada varjatud elu. Ma tahtsin austust, ma tahtsin au, ma tahtsin olla kuulus. Ma tahan nüüd meelt parandada sellest patust. Kui ma selle patu üles tunnistasin, tabas mind selle tõsidus. Jumal, aita mind, anusin ma. Ma tahan anda sulle kogu au. Kuidas sa saad mind armastada? Kuidas sa võid tahta, et ma oleksin sinu poja pruut isa? Oma vaimus ma teadsin, et ma tahan olla nii seespidise kui välispidise inimese poolest puhas. Ma teadsin, et uhkus on suur patt. Saatan igatses sinu au endale. Aga kas ma olen parem olnud? Veri. Selle ütlemine parandas mu mõtlemist. Isa, mina olen siiski paremas seisus sinu ees, sest minu issand ja päästja suri ja tõusis ülesse 3. päeval, et vabastada mind patu tagajärjest, surmanuhtlusest. Ja ma võin paluda Jeesuse verd puhastama mind kogu patust ja paluda, et sa annaksid mulle andeks kõik üleastumised. Ma võin kuulutada, et püha vaim on saadetud välja, et minu lihateod viidaks ristile. Ma olen paremas seisus. Isa, hüüdsin ma palun saada püha vaim mind korrigeerima. Ma palun risti. Ma palun, et ma oleksin seest ja väljast puhtaks pestud lihategudest, silmakirjalikkusest, uhkusest, elukõrkusest, vihast ja kadedusest, enese õigustamisest, armastamatusest, andestamatusest, valedest, tühjadest kiitlemistest, nõrkustest, hädaldamistest ja nii edasi, nii edasi. Ma tahan, et Jeesuse elu voolaks minust takistamatult läbi. Isa, ma ei taha ühtegi plokki. Ma annan sulle loa, et viia mind Kristuse sarnasusse. Ma tean, et see teeb mulle haiget. Ma tean seda, kuid ma annan sulle loa. Omal vabal tahtel ignoreeri minu hädaldamist.
kirjutatud on Galaatlastele 5. peatükis 19-21. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, armukadedus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised ja prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Pisarad. Oo Jumal, ära jäta mind siia surema. Hakkasin nutma. Anna andeks, Isa, pese mind puhtaks Jeesuse verega. Tema, kes maksis ülima hinna oma valatud verega, surres minu eest ristil, et ma võiksin seista sinu ees puhtana tema õigsuses. Jätkasin. Korrigeeri minu lihameelt, tühista minu protestimised, kustuta minu hädaldamised. Palun ära lase mul veel kord ümber selle mäe käia. Ma ei taha elada poolikut elu, tees igal sammul kompromisse. Nutsin kibedalt. Ja ma igatsen Jeesust, ütlesin ma. Mul on valus, kui peame olema lahus. Mõistsin äkki, et minu lähedal oli väga särav ingel, kes püüdis alabasterpudelisse iga pisara, mida valasin. Pisarad veeresid mööda minu põski alla ja läksid automaatselt lähkrisse. Olin lummatud. Ülistuse ingel. Olin sellest vaatepildist nii haaratud, et võpatasin, kui äkitselt mu nime selja tagant hüüti. See oli Judy, ülistuse ingel. Ta oli riietatud rohelisse tuunikasse, mis oli seotud kinni kuldse vööga. Selle peal oli tumeroheline mantel, millel olid pikad ja ülisuured varrukad. Varrukad sisaldasid taskuid, milles olid mitmesugused kuldsed muusikariistad. Tema kaelal, kätel ja jalgadel oli kerge kuldne toon. Tema pruunid juuksed olid punutud patsi, 7 kullaga põimitud silmuseks. Tema otsaesisel oli väike kuldne kastike, kus oli sees pühakiri. Judy hakkas rääkima. Anna, rõõmusta, et sind armastatakse. Mind on saadetud sind lohutama, et anda sulle üle ülistusmantel. Mis see on? Küsisin, pühkides käega pisaraid. Ütles ta, pannes sõrme oma huultele. Las ma aitan su hingel rahuneda, puhka. Temast sai väike roheline keeristorm. Tuul ja liikumine panid kõik tema rüüs olevad instrumendid üheaegselt mängima. Kiituselu heli oli nii puhas, tundus, et see tõmbas atmosfäärist ka teisi ingleid kaasa ülistama. Nad kogunesid tema ümber, moodustades suure ringi. Ülistuse hingel hakkas laulma. Oo võimas, mina olen, I am. Igavene number 1, eluallikas on poja sees, õnnistuse valguse kael, lõpmatu müsteerium varjus mehest, vaimus otsitud pojas ilmutatud. Ilmsiks tulnud elusaladus, algus ja lõpp, suur valgusring, kaotab pimeduse, peatab öö. Kõik ilu, kõik rõõm, kõik au on ühes. Tema võrratu arm on ilmunud ta pojas. Tema elu, tema surm, igavene elu on temas. Risti löödud, et mitte kunagi enam surra. Kõik au sulle, suur lunastaja. Kõik au kuulub sulle, vägev kuningas, me laulame elust, me laulame tõest ja valgusest. Me ülistame ja kiidame, me rõõmsalt täname, toome igavesti austust talle. Halleluuja. Galbanum ja Kassia. Kui ingel laulis, täitus kogu õhk
kalbanumi ja kassia lõhnaga. Kalbanum kõneleb ülistamisest, jumaldamisest, tänamisest ja kiitusest. Kassia taim kutsub üles tooma austust ainult Jumalale. Mul oli vaja mõlemat. Mul oli vaja, et mu südames olevad ebajumalad maha kukuksid ja lõplikult välja heidetakse. Samuti oli mul vaja end üles tõsta oma silmad Jumala kiituse peale, Jumala suuruse peale. Tema laul oli nagu mantel, mis langes minu peale, tõstes üles minu vaimu ja rahustades mu hinge. Laulu lõpus tõmbusid paljud kokku kogunenud inglid diskreetselt tagasi. Judy rääkis edasi. Ülista ainult Jumalat anna, ainult tema on kiitust väärt. Siis kadus ta silmist. Jumal teeb tööd. Olin jälle üksi. Vaikus basseini lähedal ei olnud enam tühi vaakum. See oli nüüd võrreldav rahuga hinges. Issand oli teinud minu sees tööd, kuigi ma ei teadnud, kuidas ta seda oli teinud. Aga ma tundsin, et ma näen selgemalt, sest ma olin mingil moel teistsugune. Jeesus sai maal kõndides ka lihast võitu. Nüüd võis ta saada võidu ka minu sees liha üle. Tema teeb tööd, et mina saaks puhata. Tundsin end puhtana ja pestuna, kuid mu hingevaikus tegi ruumi suuremale igatsusele tema järele. Valu minu vaimus oli muutunud valusalt teravaks. Ma tundsin temast puudust. Ma tahtsin olla koos temaga. Valust oli saamas nälg ja janu Jeesuse Kristuse tarkuse ja armu ja läheduse järele. 2 inglit. 2 naljakat inglit. Sense and senseless. Äkitselt jalutasid 2 inglit basseini lähedal. Nad nägid välja nagu umbes 25-aastased noormehed. Ühel olid pruunid juuksed ja ta kandis pruuni rüüd, teisel olid valged juuksed ja ta kandis valget rüüd. Neis oli midagi naljakat, aga ma ei saanud aru, miks ma nii tundsin. Sool ja pipar tulid mulle meelde, kui neid 2 inglit nägin. Nad rääkisid omavahel ja naersid. Tere, ütlesin mina, kes teie olete? Sense, kumardas ingel pruunis rüüs. Senseless, kumardas teine ingel kollases rüüs. Mida? Naersin. Senseless ütles, vaim mõistab rohkem kui sense. Ja veelgi, mida senseless on andnud, tuleb võtta tõena, lisas sense. Mulle meenub üks laul, ütles senseless. Tore, lisas sense. Me laulame seda laulu sulle, ütles senseless. Kas laulame, küsis sense. Miks mitte, vastas senseless. Sulle ju meeldivad minu laulud. Kas ikka meeldivad, küsis sense. Need on kindlasti paremad kui sinu omad, muigas senseless. Sinu omad kõlavad nagu matemaatika. Sense naeris valjult. No hästi, sina alustad. Senseless alustas laulmist. Mis tunne on elada ülal, mis on seal ülalpool? Pime näeb, kurt kuuleb, sest see on see, mis on ülal, sest see on see, mis on ees. Pikk paus. Kas on kõik, küsis sense. No ma ei hakka sina ariat laulma, vastas senseless. See selleks. Pikk paus. Mulle meeldis su laul, ütles sense kogu südamest. Aitäh, ütles senseless. Kas me laulame seda koos, küsis senseless. Laulame koos, noogutas sense. Kas sa tahad meiega kaasa laulda, Anna? Kui ma mäletaks sõnu, ütlesin. Lihtsalt hüppa sisse, kuidas oskad, lisas senseless. Nad hakkasid uuesti laulma. Kui laul lõppes, küsis senseless. Kas laulame uuesti seda laulu? Naerdes vastasin, meeleldi. Sense jätkas, tule Anna, me tuleme koos sinuga. Hakkasime uuesti kõndima ja laulu laulma. Me laulsime seda ikka ja jälle ja uuesti. Mida rohkem me kõndisime ja laulsime, seda naljakam kõik tundus. Me kõik hakkasime naerma. Tegelikult naersime nii palju, et suutsime vaevu püsti seista. Vahel pidime üksteisest kinni võtma, et mitte pikali kukkuda. Sinu laulud on paremad, kui ma mäletasin, pahvatas sense. Me peaaegu lendasime naerdes maha, sest laul oli nii tõene ja täiuslik. Kõndisime edasi, laulsime ja naersime, kuni lähenesime suurele aiale.
mille sissepääsu valvasid 2 hiigel suurt keerubit. Me jätame sind siia, ütles Sens. Tahtsin küsida, kuhu. Kuid enne kui jõudsin küsida, ütles Sensles. Kui vajad natuke reisimuusikat, anna meile lihtsalt märku. Nad kummardasid naerdes ja olid kadunud. Mind jäeti seisma aeda viivale teele. Vahetult minu ees oli sissepääsule suunav noolekujuline silt. Sildil oli kiri Jumala aed. Lõppes 5. osa.